Tere hommikust! Meil on Triatloni Akadeemia esimene triatloni nädalavahetus sellel hooajal. Homme on Paide triatlon ja nagu ikka siis korraldajad on päev varem kohal, et hakata võistluskeskust üles ehitama. Vaatame, kuidas meil läheb hooaja esimese triatloniga. Häbi postis olete? Oleme parklas vähemalt. Jah, me nüüd 43 parklas, ma ei teadnud, et nii pikk maa tulla. Tere! Tere! Tulge julgelt, meil on tutvustusring täpselt seal maal. Kes te olete? Kus te olete? Nii, tööülesanded jaotati kätte ära ja nüüd esimene osa on vaadata, kuidas üks või kaks meest, nüüd läks kõik tööle, aga igatahes kuidas enamus lahti pakivad ja siis saab juba minna alasid ehitama, vahetusala, stardiala, vabatahtlike ala peab korda panema. Nii et varsti on kõik püsti, õhtuks 6:30 on õhtusöök, nii et see on see nii-öelda tähtaeg, vahepeal saab lõunat ja nii ongi. Kaspar, kuule, kas sa lõõtsa võtsid kaasa? Ei. Aga sa ütlesid eelmises vlogis, et Paidesse võib-olla võtad kaasa? No aga võib-olla. Millal siis seda näeme? Ma arvan Tallinnas. Rahvas ootab. Ironmanil. Ma ütlesin, et sa pead harjutama ka. No ma harjutangi. Kodus või? Sa võid Sunset Runile tulla ka harjutama sinna raja äärde. Midagi Marin juba rääk. Ei, ma tahan rajale minna. Aga tule lõõtsaga rajale. Üks kõnnigrupp, Kaspar ees ja lõõts on lõõtsaga. Hea kohtunik. Koht on õige. Millega tegu? Miks te jälgite siin? Meil on videovalve. Videovalve? Ei, tegelikult me lihtsalt, ma tahan nagu hinnata tiimi efektiivsust. No, selge. See on teaduspõhine. Et pärast läheb projektijuhile ja siis see on kõik väga andmed. teaduspõhine, kui ei ole midagi juhuslikku. Sidruni 8. Helis, kõik on hästi. Meil on alles tund aega siin olla. Filmid, ma ütlen. Sa oled videos. Siis alustame selle joomisega ja mõtleme, kes läheb Tartusse. Võin minna kaubikuga kohe praegu Tartusse. Tahad ma näha. Tead, kaua mul selleks aega kulub? Terve päev! Ta ei tulegi tagasi. Ei, me tuleme näitame Eesti rahvale meie plaane. Aga selgita, mida me näeme? Me pole ehitusega. Aga keskmine vaate ei ole ka ehitusega seotud, nii et katsume aru saada. Väga lihtne. Siin on telgid, siin on need samad telgid, mis meil kohe ees on. Ja rohkemgi. Rohkem ei saagi aru. No, mis te poiss pakute, mis kelle valmis saame? Ma ei tea. Varsti. Kas lihtsam ei ole? Vaata täpselt selle ääre pealt siis läheb. Ei ole. Never mind. On küll. Nii, täpselt ääre pealt. Täpselt ääre pealt. Ja lähme. Hoia. Tšau. Mina pidin hoida. Mulle ainult. Mina pidin hoida. Hoia. Aita teha neid, jah. Sul on kindad käes, see on juba midagi uut. Ma juba tegin midagi. See on väga hea, et see filmi jäänud staast, kellil kindaid käes ei ole. Ei ole, jah. Siin alates eelmise turundusjuhi aegadest on ikkagi nali olnud, et turundusjuhid tööd ei tee. Ja kui umbes kindad kätte panevad, siis on juba aplausi väärt. Aga nüüd ma olen tööle, nii et ma näitan, kuidas ma tööd teen alles. Nii, siin vahepeal oli väike paanika, siis meil oli alus jook kadunud ja mitte kadunud, vaid jäi Tartusse ja siis meil juba üks tiimiliige oli valmis Tartusse minema, aga tundub, et me leidsime nad ülesse. Joogid on olemas, jah? Joogid on olemas, jah. Keegi ei pea Tartusse minema? Keegi ei pea Tartusse minema. Ma küll lootsin, et ma saan päevata kulutada Tartu sõidukale, aga ei. Kas see on mingi tantsutund on meil, jah? Samme. Okei. Kus sa must ette said? Tegelikult meil on juba aastaid olnud selline väike võistlustiimi seeselt, et palju sul samme on ja palju sul samme on. Mina pole sellest suurt rolli mänginud, sest et ma tavaliselt olen tulnud pühapäeva kohale ja minu valdkonnas väga palju ringi ei liigu. Aga see aasta meil isegi edetabel ja Marin siis tegelikult seda magu üldse ei tahaks teha, aga samme on vaja, nii et siis peab.
meil on väike elektrimure, tahtsime stardiala hakata tegema ja siis Seve õhkkaare üles panna, mis on ahjusoe esimest korda üleval. Ja kahjuks natuke läheb aega elektriga, aga kell on täpselt nii palju, et me peaks iga hetk süüa saama. Minu kõht juba koriseb, kuuldavasti päris paljudel teistel ka, nii et lähme vaatame, mis süüa saab. Meie vahetusala hakkab ilmet võtma. Tüdrukud on siin kõvasti pännerdanud, täitsa ilus näeb välja. Marten, kes on meil siis visuaali eest vastutav. No nii, Marten, kuidas oled enda ja enda kaaslaste tööga rahul siis vahetusalas? Meil läheb väga hästi. Me oleme graafikust mingi 6 korda ees, mul on siuke tunne. 6 korda ees või? No suurepärane. Usinad käivad need näpud täna. Okei. Kõik tahavad juba sööma minna, tegelikult juba süüakse seal. Meil ongi plaan siit ära panna ja siis me läheme sööma. Okei. Nagu sisemine osa. Meil on väga kaunid ja Triathlon Akadeemia bännerid, Enerviti ja Tuko, Värska muidugi. Värska omad on eriti lahedad. Mul on vaatajamäng ka. Kui mitu erinevat nime te suudate sellele asjandusele kirjutada? Pange alla kommentaaridesse kirja. Vot, super. Kuule, me oleme nüüd päris vloggerid ikka. Nii, mida head pakutakse? Nii, teeme kohe unboxing. Saime keneka tööle ja nüüd kohe on pidulik hetk. Sevekaar läheb püsti esimest korda. Tahan sellega, siis oli tore. Ma tulen kaasa. Margus ja Jüri siis võtavad välja asju, sest lähevad vee peale varsti, poisid ja ujumisrada paika panema. Vee temperatuuri veel ei tea, varsti saab sellega teada. Eelmisel pühapäeval oli 19 kraadi. Tere Jüri, sa ei teagi, et meil on nüüd sel aastal igast sündmusest on videoblogi. Valmiks suht tuuline tundub. Kas ma pean allkirja kandma, et mind tohib filmida? Ei, see on juba, me ei küsi allkirja. See on juba lepingu sees ja, see on juba lepingu sees ja kui siia tuled juba, siis on asi kindel. Aga kuidas päris tuuline on? Poid ikka saate üles? Tuuli on, kas nad sinna püsima jäävad, äkki on homme hommikul kõik seal pumbajama juurde. No nad õnneks siit välja ei lähe nagu, et mere peale ei lähe, et kuskilt, ma ei tea, Pärnu lahest ja Soomest otsida. Seda ohtu ei ole vist jah? Seda ohtu ei ole. Nojah, meino edu siis teile. Räägi nüüd südamest, keegi teine ei kuule praegu? Keegi ei kuule. Keegi seda tõesti, mitte keegi. Aga tegelikult Vahukoore kuklit tahaks. Vahukoore kuklit nagu vastlapäeva? No okei, no selles mõttes Gustavi Napoleon ka nagu aitaks välja. Okei, Gustavi Napoleon, okei. Ma usun, et meil õhtusöögil on, aga noh, see hoiab elus. Jaa, okei. Sa loodad, et õhtusöögil on Gustavi Napoleonit? Aeg-ajalt teeme silume stardiala. Kõige olulisem ala üldse. Kui ei ole stardiala, siis ei ole starti. Ehk et mul oli vastutusrikas töö rehitseda. Siin oli ennem aitäh Paide linnale, oli suur liivahunnik, värsket liiva oli toodud. Aga nobedate näppude ja jalgade ja kõikide voor siis saime sellest jagu ja saime enamalt midagi. Ja meil on siin nagu erinevad tööriistad kasutusel, nagu näha, siis abinõu ja tulles. Kõik on kasutuses, väga mugav. Me pole kordagi ujunud ühel ringil. Okay. Ja Paide vald niitis tagant ka ära, nii et me saame ühe ringil ujuda, mis teeb seda, et me saame stardiga tegeleda, mitte vest välja tulekuga ja teisel ringile minekuga ja ma ei tea, mida asjadega. Läheb rutem. Selles valgus on täiesti teistsugune see, et loodame, et töötab ja osalete kindlasti meeldib, sest teisest ringi ujuda on ikka päris keeruline. Õhku täis, ankur külge ja siis muutku põhja. Ankur põhja. Okay. Ei mõõdetakse välja ka, koordinaadid on teada ja koordinaadide järgi siis paneme paika. Okay. Pärast veel siis kas lauaga sõidame üle või paadiga või et mõõdame raja üle. Ei, ma võin ka käe külge panna. Teeme nüüd suure aplausi, Kelly hakkas tööle! Juhuu! Pane külge käsi, võta vähemalt ühest nöörist kinni. Vaadake mu küüned, natsi ju! Mis me teeme siin?
vaatame maad. Ahaa. Hindame, kuhu läheb vaip. Okei. Ja vaipa on vaja milleks? Selleks, et osalejatel ei oleks valus astuda siia. Nad tulevad tõenäoliselt sokkis, jooksevad oma rattaga siiamaani välja. Okei. Muru peal. Tervist! Kuidas tunne on? Me lähme sinna kohvikusse. Kohvikusse lähete? Läheme me saiaks siis. Okei. No head isu teile siis. Muidu on jooksnud valmis või? Muidugi. Ammu juba. Kas see Liisa ma tirutasin, teete promo meile? Muidu pannakse tööle. Mis sa arvad, mis muidu see kütus on ära sõitana? Ei, okei, muidugi. 7000 sammu on. Mida? See on isegi rohkem kui mul vist. Temal on 7000 ja mul on 13 800. Okei. Kes kõnnib? Ma võin vahepeal jooksma, Kaspari. Tegijatel on 20 juba. Okei. Mul oli jälle õigus! Kas sul on midagi tähtsamat kui see perekond siin või? Ma tulen vaadaks tagasi. Päriselt lähed ära või? Elis, mis siin toimub? Kas meeldib nagu asju üles panna ja siis uuesti ära võtta ja liiga vara oleks koju saanud muidu? Ja harjutamine teeb meistriks, vaata, et ikka topelt. Et see on peaproov homseks, et saaks võimalikult kiiresti ikkagi maha ka, see on ka oluline. Ja kuidas siis tundub? On juba vilunud või peab ühe korra veel lahti võtma? Ma arvan, et võiks tegelikult ühe korra proovida võib-olla veel. Mulle tundub, et saab paremini. Okei. no siis seda me kindlasti neile ütleme. projektijuht Elis ütles, et kolmas kord tuleb veel teha proovi ja tiimiliikmed kuulavad meil alati projektijuhti, nii et kolmas kord tehakse uuesti selle lahti ja pannakse siis uuesti kokku. Nii et meil on niisugune dream team, et projektijuhid kõik kuulevad. Tere hommikust, kell on 9.05, meil on 8. juuni ja see tähendab, et käes on meie hooaja avatriatloni võistluspäev. Korraldajad vaikselt kogunevad, võistluskeskus on valmis, tehakse veel nipet-näpet asju. Päike vist hakkab välja tulema, loodetavasti me täna vihma ei saa. Ja nii ongi, vaatame, mis päeval meile pakkuda on. Kas jooksurada on valmis? No. Peaaegu. 95%. Mis siis veel tegemata on? Sildid, mõned rajaeraldajad. No selge. Siis ühesõnaga isiklikud rekordid täna siin kiirel Paide rajal. Väga palju vaeva juba nägema. Meie projektijuhi siis täna abiline. Ta on muidugi ka projektijuht. Ühesõnaga Marin oli millegipärast käib sooja paksu talvemütsiga. Nii et ma tahaks teada, kas tal on pea külmetab või mis see mure on? Andis hommikul. Kas sul pea külmetab? Ei, praegu ei külmeta, mul on pea müts peas. Miks sa seda kannad? No, kui kingitada. Ja mõtted. Euroopa saunamaraton, okei. Selle mütsiga võib ringi käia küll. Hea üritus, soovitan. Taavi, kas kõik on hästi? Kas vaim on valmis või? Ei. Kas midagi on valmis, kui vaim ei ole valmis? Rajad on valmis? Rajad on valmis. Eile jooksime jooksuraja läbi, sõitsime ottaga rattaraja läbi. Rajad on valmis. Ujumist küll nüüd ei ole tihti. Okei, äkki saadab Marini vette? Ma mõtlesin seda. Minu arust võiks see. Ja ma tulin nüüd uurima, mis te siin arutate, ma kuulsin, et te peate vist poist natuke vahetate ära värvid või? Sätime rada ja, et punasid paneme kollasteks
et siis see rada nagu jookseb ilusamini praegu siin, et alati vaatame selle järve kuju järgi ka, et kuidas nagu hea ujujatel minna on ja kuidas me oma turvaga sinna ära mahume ka. Tere hommikust, kus me lobidega lähed? See hetk peab jäädustada, mul on töövahend käes. Minu töö on tavaliselt see, et ma pean leidma head inimesed ja siis suutma neile selgeks teha ja motiveerides teha. Vaatame täna tööd. Hea Kelly, meil oleks vaja üks elektrikaabel liiva alla kaevata. Kas näiteks, kuidas see käib? Sa pead natuke abistama ilmselt, aga ma võin käe võin ikka külge panna. Kui sa selle ära teed, siis kõik jooksjad on väga rahul, seda ei koperda. Okei, no davai. Näeme. Kartulivagu sa oled kaevanud? Olen kaevanud. Oled või? Jaa. Siis vaata, siin on mõtteline triip, siin 5 senti siia poole. Vajutad, ma ei puutu seda. Jaa, vajutan. Korraga siis, no vot nii, nüüd laiali niimoodi. Okei, jah. Et oleks kuhu sisse kaablit panna. Nii. Ja mina panen, sina nüüd järjest seda joont jooksed sinna poole. Mina panen sulle kaabli vahele. Okei. Mina ka kaevama. Davai, mul silma mõõt on vahepeal nagu ta on, nii et. Sa pead niimoodi saama, et vaata, meil kaabel siis tuleb vahepeal võhku niimoodi. Oot, niimoodi natuke üle kattega. Selline mu töö on. Otsid inimesi, kes su tööd teeksid ära? No mitte päris nii, see nüüd nii kõlab nagu eriti hästi, mitte minu tööd. See on ikkagi nagu, natuke sinu töö ka praegu ikkagi, et oleks mingit sisu, on ju. Aga tegelikult on nagu ikka vaata, üksi ei tee mitte midagi ära, õppetund on see. Et me siin koos kambaga asju teeme ja kui me jagame ja proovime neid asju niimoodi ilusti ära teha, siis saavad asjad tehtud ka. Me tulime vaatama, mida head Tartu Mill ja Värska meile osalejatele annavad. Nii, meil on siin batoon, siis meil on kartuliputru, siis meil on pillepisikesed pannkoogid. See vist natuke erineb ka olenevalt, mis starti me tutvustame, natukene see kingkott. Ja siis on muidugi 2 vurtsvasserit ka, need on maru head. Üks on siin vaarikara barber ja teine on vist must sõstrega. Nii et on mille nimel pingutada, et siis saab pärast kodus pannukaid teha. Eesti pagar annab kooki ka. Jaa, Eesti pagar annab seekord kooki ka. Kuidas läheb Kelly? Mul on jumala cool kaamera, ma saan nüüd vaadata ennast. Vaata niimoodi. Oota, käsi on kinni. Välja ma vlog. Mul oleks vaja sellist, Ain, meil oleks vaja sellist kaamerat. Kui seda vaatad, Ain, meil oleks vaja sellist kaamerat. Kaspar, sa oled kuuldavasti esimest korda vist, see positsioonis teed tööd? Jaa, ma ei ole kunagi stardialas varem olnud. See on minu jaoks väga uus huvitav. Vaatad sa siis seda ära ei riku? Ei riku. Midagi jama ei korralda? Kõik on kontrolli all. Eks see on minu kõige suurem. Mis see kollane kaart tähendab? Kollane kaart. See on lihtsalt ilu pärast, öeldi. Ma annan sinise, see on muidu tuules sõit on sinine. Vaadake, peakohtulik, neoonkollane. Palju tähtsam. Millele üldse peab tähelepanu? Täitsa väikest see tegija. Tegelikult peaks tähelepanu juhtima sellele vilele. Wow. Järgmine kord ta graveerib siia oma initsiaalid ka. Meil lähevad siis Petelpääste. Läheb meil vee peale. 15 minuti pärast on see esimene start. Ja nii vaim valmis. Ikka, alati. Siin on siuke veel vähem võistlejad võrreldes 4. stardiga, nii et... Seda küll jah, et saab alguses natukene soojaks, et ikkagi esimene triatlon sellel hooajal. Aga tore, et siuke meelel on juba triatloni lainel. Hea ilm on ka. Jaa, mõnus, naudime. Okei, edu. Meil esimest stardid antud ja esimesed kiired on juba veest väljas ka. Läheb. Nii et nüüd tuleb lihtsalt kaasa elada. Lähevad siis rattarajal edasi, et eks siis näha ole, mis emotsioonidega nad finišis on. Meil on sel aastal esimest korda Sunset Run, start on Stroomi rannast, finiš on Unibet Arena ees, Ironmani finiši sirgel. Nii et kui sa veel triatloni ei tee veel, siis selle finiši kogemuse saad Sunset Runil. Ainult 5 kilomeetrit, kõigile jõukohane. Ja siis on ka muidugi Iron Kids legendaarne, nii et kõik oma väiksed sugulased, lapsed, õed, vennad sinna ka jooksma, sest mõlemal võistlusel saab medali ja saab ka särgi. Fotograafi tööga lihtne ei ole. Erik siin puhkab. Meil on sellel korral tänu Nixile siuke mõnus uhkeala siis. Praegu on täpselt enne startide vahel, ehk siis saab siin võtta juua ja Nixi batooni muidugi ja saab niisama istuda ja mõnuleda. Tagris, sind pole üldse näha olnud. Appi, jaa. Kuidas finišis läks?
finišis läks väga hästi, meil on üliasjalikud vabatahtlikud, kes on varasematel aastatel käinud muideks. Tõesti? Jaa. Seal on siin Järvamaal või? Järvamaal, üks tüdruk on konkreetselt eelmisest aastast ja üle-eelmisest aastast, siis minu enda lapsuke tegi 3 aastat tagasi esimest korda oli vabatahtlik täpselt selles samas triatlonis. Okei, siis finiš seal, aga muret pole, seal on vanad kalad koos? Absoluutselt. Kohtunike koolitus on tulemas või? Kohtunike koolitus on 21. juuni. Enne jaanipäeva kohtunikuks veel. Kuule, see on päris hea slogan. Meil on siis starti minemas kõige pisemad lapsed E-klass. Neid on siin veel väga vähe, aga nad on sees väga-väga tublid. Väga vahva. Maret, kuidas su rattavaru on siis? Räägi. Siin aruteluvad, kas suhkruvatt on mõistlik süüa või mitte. Ja mis ema arvab? Ema kindlasti on poolt, tütar ei taha, jah? Vetelpääsed on juba mõnda aega olnud siis vee peal. Meil on siin supilaudel inimesed ja üks paat on ka seal kaugemal. Liiguvad siis inimestega kaasa. Jüri siin peesitab. Nii, meil on siis 4. stardini, tänase päeva viimast stardini 10 minutit. See tähendab seda, et kohe hakkab infokoosolek, mille siis viib läbi peakohtunik. Just võistlejad aeti veest välja, et vesi oleks tühi selleks ajaks. Ja ega muud ei olegi. Kohe läheb siis põhimass, kõige suurem mass vette ja saab olema korraldajate jaoks ka selline kõige põnevam aeg, sest et rahvast on rajal palju ning on ka kaasalajaid väga palju tulnud juurde siia, nii et saab olema väga vahva. Meil on üks tiimiliige ka stardis, Margus, nii et talle tuleb ka kaasa elada, nii et meil ikka on aasta jooksul olnud neid tublisid tiimiliikmed, kes eelmisel päeval ehitavad, järgmisel päeval võistlevad, seda ka Ironmanil, nii et nad on meile suureks eeskujuks. Kuidas on, kõik on kontrolli all või? Loodan, et on üks ring ainult vaja teada, mitte 2. Aga ei, kõik on korras. Väga hea. Mõned kitsaskohad on tulnud välja, aga peame hakkama. Alles esimene etapp ka, saab paranda. Ikka. Oleme siin mitu korda rääkinud, meil on sammu võistlus ja ehitusjuht Taavi Muruk kogu aeg künnib. Aga mul on praegu üks ajalooline hetk, ma liitsin ta magamas. Ehk ta praegu ei kogugi samme. Uskumatu, vaadake ka. Väga lähedale ei lähe, hakkada privaatsus siin rikkuma ikkagist. Hästi, Margus! Läheb! Hooaja esimene nagu ikka. Natuke puine. Rukivõistlejaid rajal, nagu ikka. Uued, mis oli seda tea ju. Uusi võistlejaid tuleb jälle. Aga näeks mida harimisega jälle, mida teha, kuidas teha. Aga ma ütleks, et isegi hästi. Meil on olnud ka hooaja esimesi, kus meil on iga põhimõtteliselt 5 tuleb lahti see kiivriga. Ei tea, kuhu ratast. Kuulsin päris vähe siin Vilet tegelikult. Eks me ju dresseerime ka. Ja. Peaasi, et Ironmanil ikkagi. Ja seal on juba kõik hästi. Ja, seal on. Selleks ajaks on selge, et kõik vead on tehtud. Ja, esimene telefon. Kuidas läks? Korraldatud, tehtud. Näed finišis. See on juba suur kordaminek minu jaoks. Väga hea. Juba saab veel medali ka veel. Ja juua saad, medali saad. Finišis tihe aeg. Ja hakkab tihe aeg alles. Need kiirelt on kohal ja nüüd tulevad kõik need, kes läksid rada nautima. Võluväel on võistluskeskus kadumas. See tähendab seda, et meie esimene triatlon on tehtud väga edukalt. Ja ega muud ei olegi, me üritame nüüd kiirelt saada asjad kokku, et saaks kõik tagasi kodudesse minna, meie haagised täis. Ja nii vist ongi, pärast lähme veel küsime projektijuhilt lõpusõnad. Projektijuht, palun meie videoblogi lõpetuseks kuulsad viimased sõnad. Kuulsad viimased sõnad. See sammu challenge on nagu nii rävedalt motiveerinud, et meil on varsti asjad koos. Kõik liigutavad ennast mingi 3 korda kiiremini kui tavaliselt. Seega hoiame seda sammu challenge'it. Aga võistluse kohta? Tegelikult läks kõik hästi. Nii arvus ka? Super hästi. Väga hea. Valgas läheme.